eks see jagamise rõõm on ikka selline vaimse elu või armastuse põhiprintsiip, eks ju, et kui sul midagi on, sa tahad nagu jagada, koos kogeda, eks ju. Samamoodi on ka jutlustamisega ka, et inimene isegi kui ta on sentimentaalne, fanaatiline, kui ta midagi saab teada, siis ta kõigil hakkab nagu, kuidas ta aru ei saa, et see on elementaarne, et kuidas te pimedusega olete löödud kõik, eks ju. Tahab nagu jagada. No siis on jutlustamine maailmas siis erinevad religioonid, liikumused, koolkonnad, internet on täis kõik nagu, et meie koolkond, meie religioon, et on, siis kõigil on silmades see ka nagu enamus me oleme algajad, et silmades on see, et nii tore, et te kõik teete, aga oleme ausad, see meie asi on kõige parem. Okei, see selleks, aga see jagamise ja armastuse jagamise printsiip on selline hästi huvitav, et ma mäletan ka munga perioodis oli seda šaktit hästi palju, vaata, sa elasid hästi sellist askeetlikku, sellist puhast elu nii füüsiliselt kui ka mentaalselt, eks sa püüdsid nagu, siis tekkis selline šakti, et ma läksin mõnikord bussi, mul on jutlustamas meeleolu, kogu aeg tahtsid nagu jagada seda imelist Jumal Chaitanya ja Krishna sõnumit ja bhakti joogat ja selline ikka fanaatiline ja püüdsin küll seda kontrollida, aga seda ikka kuskil alateadlikult, eks ju. Nüüd ma tulen teen Eesti nagu Krishna vabariigiks, et bhakti jooga vabariigiks, eks ju. Isegi läksin bussi ja bussis ka nagu, isegi tavalises bussis sõites, kuidagi see šakt oli nii suur, et ikka mingi inimene oli juba, ma juba rääkisin juba okei, see on nagu üks pool. Aga teine pool on see, et siis kui lõpuks tekkis inimesi, käisin, levitasin raamatud, jutlustasin, meil oli see Taimetude restoran ja suur tutvusringkond ka. Mäletan veel, tuleb naljakas lugu meelde, et turul levitasin ka pühitsetud toitu, pirukaid, eks ju. Sellel kogudusel oli vaja raha, eks ju, siis levitasid raamatuid ja pühitsetud toitu ja siis mäletan ka Ivo Linna tuli ükskord ka ütles, Arne, mis sa siin teed? Allakäiguspiraali tipp, et ma olin korvikesega kuskil keskturul müüsin annetuste eest pühitsetud pirukaid. Tuntud muusika alla langemine. Aga okei, see oli hea alandlikkuse kool, eks ju, käisid ja niimoodi. Mõned lihtsalt vaatasid mööda, mõned nagu, mis jälle järgmine fanaatik, aga endal oli see hea, see nagu sellist alandlikkust arendas. Kogu aeg purjetan oma juttudega ühte ja teisele poole, aga siis oli niimoodi, et need inimesed, siis tekkis nagu üks siin, seal, kolmas, neljas, järsku neid oli nii palju, et sa said aru, et what the heck, et üks asi on jutlustada, tulge kõik Jumala juurde, aga kui sa nagu kutsud kõiki, siis pead vastutust võtma, nendega kõigega suhtlema, neid nagu, neil on omad elud, nad hakkavad siis ka nagu rääkima suga ja jagama ja ma ei tea, võib-olla abi paluma, vähemalt mentaalselt, eks ju, aga see tegelikult ei vea välja. Et see on nagu huvitav balanss, et tahad kogu maailma, tulge armastuse kuningriike, kus inimesed tulevad, tere, me oleme siin, siis sa nagu, siis sul on selle oma asjad, see ei vea nagu oma elugi veel hästi välja, aga ikka jutlustada, ikka tuleb ja jagada tahad, et jagamise rõõm, eks ju. Ja siis mul tuleb, miks ma seda juttu räägin, mul tuli Viljandi Folgi kaudu meelde, et Viljandi Folgil ka mitu korda käinud siin igaste projektidega, aga ükskord siis me olime lihtsalt pargis istusime ja jämmisime. Võtsime harmooniumit, panime oma Hare Krishna mantrat, eks ju. Ma arvan, käinud igal pool laulnud, vanalinnas ja niimoodi ka käisime tänavatel laulmas, siiamaani käivad, eks pühendanud. Ja siis hakkasime laulma, rahvas nagu ikka folgis, kõik on sellises lahedas meeleolus. Seal keegi seal ka nagu jäi seisma, hakkasid kaasa laulma. Siis järgmine pilt mingi aja jooksul oli see park oli nagu rahvast täis ja kõik laulsid nagu. Ma mäletan, mul tekkis selline, mitte hirm, aga mingi selline nagu, et mis nüüd edasi. Et muidu ma loen pühakirjades, et et Jumal Chaitanya, et ka püha nime lauldi seal puhtalt pühendunud, siis kõik ümber ringi, puud, linnud, inimesed, kõik läksid ekstaasi, kõik unustasid ära. Meie kirtan ei olnud nii kõva sõna, eks ju, aga tekkis nagu korraks selline efekt, et need folgi rahvas ja kõik olid nii, nagu nii häälestatud, eks ju, seal ühislaulmisele ja kõik ühinesid ja see oli niisugune mass. Ja siis ma seal tegin nii massid, kõik liikusid kaasa põhimõtteliselt nagu, mis nüüd edasi, et mis ma nüüd teen selle massiga nagu. Rahvaolgad kõik, kes laulavad püha nime ja niimoodi, et nüüd võiks ju minna siit edasi nagu kuni elu lõpuni laulda ainult, eks ju. Selles mõttes tekkis selline mälestuse meeleolu.